vahepeal mõtlen sihukestele asjade peale, et kiire on, aga kuhu on kiire või mille pärast üldse on kiire. Et see kontseptsioon on päris põnev, sest ma mäletan, võib-olla see kiire oligi see, mis toona viis selle läbipõlemiseni, sest kogu aeg oli vaja teha, kogu aeg oli vaja mingisugune norm täita. Seda siis nii tööl olles kui ka isiklikus elus, sest ju kogu aeg rünnati kuidagi moodi, sest kui sul ei olnud seda, kui sul ei olnud toda, kogu aeg said selliseid sõnumeid, et äkki sa siis ei ole piisav või panna sind üldse midagi tahtma ja siis pingutadki nende asjade nimel. Ja võib-olla üldse unustad iseenda ära seal juures äkki, sest kogu aeg on vaja midagi teha ja alati on kiire. Näiteks kindlasti paljudel on tuttav selline olukord, kus on mingisugune tähtaeg, eks ole, ja siis see peaks olema valmis juba üleeile sellest ajahetkest alates, kui see juba teatavaks tehti. Ehk siis jälle on tempo peal, kiire ja üleüldse need ajaaknad või siis need deadline'id või siis need tähtajad, et neid tahetakse järjest kokku poole pressida ja siis ongi näiteks tööl võib-olla töötad üle, võib-olla teed natukene rohkem, mis ei ole paha muidugi, kui sa jätad iseendalt küsimise sinna juurde, kuidas sul parasjagu on. Aga jaa, ma ise sattusin ka sinna lõksu, et kus ma nagu tegin, ma pingutasin nii palju kordi rohkem ja isegi nende tundide arvelt, kus ma oleks võib-olla pidanud magama. Seda siis sellel ajal, kui ma olingi keskendunud ainult tööle. Kui ma elasin sellist elu, kus homset nagu pole, siis nii-öelda pärast leivateenimist-tunde ma veel nautisin ka ööelu, teinekord hommikutundideni ja siis veel tegin täispika päeva sinna otsa, vahepeal võib-olla isegi magamata. Et see oli hullumeelne hävitustöö enda kehale, kuni ükskord see jõudiski sinna punkti, kus tekiski kollaps, ehk siis toimuski see punkt, kus ma haigestusin ja ei olnud enam võimalik edasi jätkata sellise eluviisiga, nagu toon oli. Aga ja, kui nagu küsida üldse inimestelt, et millal sa viimati aega enda jaoks võtsid, siis üsna tihti võib tulla vastus, et ma ei tea. Ja mõnikord on endal näiteks, kui võtta puhkus, siis tekib selline tunne, et oota, mis mõttes ma puhkan, et mul on vaja nii palju asju teha. Ja siis mõnikord jälle tekivad need hetked, kus saab selle ratta pealt maha ja siis on võimalus niimoodi hingata, võimalik korraks aeg maha võtta ja siis järsku märkad, et näiteks võib-olla see sisemine mina või see sisemine rahutus on hästi palju märku andnud tegelikult ja ise olen otsustanud siis seda ignoreerida, sest mul on vaja midagi korda saata, midagi teha või mul on mingi tähtaeg ja siis ma pingutangi nende nimel, unustades nagu iseenda sellise sisemise rahu, sisemise heaolu täitsa ära. Ja minu sõnum ongi see, et võtta endale lihtsalt neid hetki rohkem juurde, kus kohas sa uurid, kuidas iseennast tunned, kuidas kas kuskilt valutab äkki või kuskilt ei valuta, kui ei valuta, siis on hästi, et jõuaks asju ennetada, enne kui tekib selline plahvatus, kus kõik variseb kokku.